Nii Ott Tänak, no võib ütelda, et sel nädalavahetuse kõige kiirem mees, aga ebaõnn röövis võidu, võib nii ütelda. Lõpuks eks meil kõigil on õigus oma arvamusele ja me võime siin arvata kõike, aga suures pildis minu jaoks positiivne nädalavahetus. Esimene päev ei olnud võib-olla veel liiga hästi, aga eile teisest katsest alates tegelikult autos oli rütm ja tunne okei, et saime nii-öelda selle auto sõitma nii nagu Portugalis vajalik ja ma ütleks, et sealt edasi meie poolest okei. Aga tänane päev ka ikkagi selge valitsemine, et kui see eilne ebaõnn võib-olla korra võis meeleolu alla viia, siis see tänane päev näitas ka, et kiirust on ja ütleme, see auto saab sõita siin. No ma ei tea, ma ei oska öelda, ma pean siis endast nii-öelda ülim vormis rääkima, ma ütleme, et ei ole huvitatud seda väga tegema, et ralli on niisugune tänamatu ala, kus ei otsusta ainult kiirusega, ei otsusta ainult vastupidavused. On vaja paketti ja kõik võivad kiiruskatseid võita, aga sellepärast nagu näha ei saa veel rallit võita. Kas see oli mingi oluline seadistuse muutus, mis sa tegid seal eile hommiku või sa kuidagi kohendasid oma stiili vastavalt nende oludele, sa leidsid, kuidas peaks sõitma või milles see positiivne krõks seal käis? See oli seadistuse muutus. Kas sellest muutusest nüüd on kasu ka näiteks Sardiinia ralli vaates või selle jaoks peab täiesti uued võtted nii-öelda autole leidma? Ei oska öelda, ei ole selle autoga Sardiinias kordagi meetritki sõitnud, et eks ajalugu on näidanud, et see aken, kus auto töötab, on võib-olla kaunis kitsas vahest, aga jah, eks lootus on alati, et ta toimib seal, aga eks Sardiinia on ikkagi väga erinev karakteristika ja pinnas ja kõik muu, et mis lõpuks on, seda näeb ainult rallil. Aga emotsionaalselt sel nädalavahetus ikkagi annab tervele hooajale uue hingamise võib-olla ja kruusarallid on tulemas ka, et veel järjest, et mis sulle tegelikult sobivad, et saab siit nagu hea tundega tegelikult iseenesest nagu edasi minna. Me oleme täpselt nii tugevad, kui on meie kõige nõrgem lüli ja hetkel meie need nõrku lülisid on oma jagu, et eks näis. Ma arvan, et hetkel on ikkagi mõistlik veel pea maas hoida, et nagu näha, siis tööd on oma jagu selleks, et terve ralli kokku panna ja edasi on tulemas ka ainult väga karmid kruusarallid, et Sardiinia ja Kreeka, et seal midagi lihtsalt ei tule, et kindlasti on vaja vastupidav olla. Edu! Aitäh!